Mhm. Olles lugenud selle programmi sisu ja jõudes selle videoni, võib-olla sa juba märkad iseenda sees esile kerkimas küsimusi, et kas ma tegelikult julgen sellesse ruumi tulla, kas see ruum on päriselt mõeldud mulle? Mis siis, kui ma ei saa hakkama, mis siis, kui ma ei pea need 12 nädalat vastu? Ja tea, et see kõik on täiesti okei, see on normaalne. Kahklused, kõhklused, hirmud, need on inimeseks olemise lahutamatu osa. Ja juba see, et sa selle video avasid ja otsustasid seda kuulata, on kõnekas iseenesest. Tõenäoliselt kuulates minu hääletooni, minu eneseväljenduse viisi, sõnavara, mida ma kasutan ja kuidas ma ennast väljendan, minu kehakeelt, märkad sa iseendas midagi. Need aistingud võivad olla väiksemad, need võivad olla tajutavamad, ükskõik mis sinu jaoks on praegune reaalsus, kõik on okei. Ja võib-olla praegusel hetkel ei oskagi seda endas märgata ja ka see on okei. Ja just see ongi teekond, 12-nädalane teekond, kuhu ma sind kutsun, kus me koos õpime märkama ennekõike, kuidas meie närvisüsteem reageerib meie olemasolevale keskkonnale ja me kõik oleme väga erinevates keskkondades. Kuidas närvisüsteem reageerib nendele inimestele, kes meie ümber on, nendele situatsioonidele, kuhu ma võib-olla üsna sageli satun, või ka situatsioone, mida ma elus pigem väldin, sest et ma tunnen, et mul ei ole võimekust sellele reageerida ei emotsionaalselt ega ka närvisüsteemi mõttes. Ja see 12 nädalat koos 12 inimesega, sina sealhulgas, on just see keskkond, kus väikeste sammudega hakkame ennekõike aeglustuma selleks, et luua turvatunne ja selles turvatundes hakata märkama ja kogema ja mõistma enda närvisüsteemi ja enda närvisüsteemi käitumist. Ning kui see osa on meile selge, siis sealt me saame juba hakata valikuid tegema, kuidas parimal moel treenida oma närvisüsteemi toimima selliselt, et ta pigem toetab, mitte ei kipu ei võitlusesse, ei põgenemisse ega hangumisse ega sageli ka teiste inimeste heakskiitu taga otsima. Ja see on teekond ja minu nimi on Bodana Regina ja ma olen loonud selle teekonna eesmärgiga luua võimalus mäletada kehas rahu ja õppida taas ühenduma selle keharahuga. Nii et keharahu ei ole miskit, mis on haruharva meie külaline meie päevades, vaid keharahu, mis on igapäevane baasseisund.